Niisiis, Donald Trump saab 80-aastaseks ja ta tähistab seda ilmselt kõige ägedamal viisil, nagu üks 80-aastane president üldse saab, korraldades Valges Majas tohutu UFC matši. Ja see on täpselt nii, nagu sa oleksid ette kujutanud, välja arvatud see, et samal ajal toimub tema pojaga tohutu skandaal. Vaatame kõiki üksikasju. Aga kõigepealt vaatame lihtsalt kõigi aegade kõige ägedamat sisenemist. Ma arvan, et võin julgelt öelda, et iga mehe unistus on tähistada oma 80. sünnipäeva Ameerika Ühendriikide presidendina, astudes koos Dana White'iga UFC matšile. See on tõesti hämmastav. Vaadake nüüd seda, seal olid ka teised inimesed, näiteks Tom Fury. See oli kõige ägedam üritus üldse. Seal oli ka Joe Rogan. Vaadake muide, mida Tom Fury särk ütleb, sest see polegi särk. Tema müts ütleb, et see on tõesti ülimalt lahe. Kui sa suudad ekraanist lugeda, oled ilmselt juba ise aru saanud, aga vaatame. Okei, tema toolil, tema mütsil on kirjas Donald Trump Suurbritannia peaministriks. Täiesti legendaarne. See on täiesti naljakas, täiesti uskumatu sündmus. See on üks videotest. Vaadake muidest üle lendu. Hämmastav. Kas ma võin ka lihtsalt öelda, et keegi postitas selle säutsu? Ma arvan, et ma pean selle välja ütlema. Ja. See peab ikka väga nõme olema, kui peab teesklema, et oled selle peale pahane. Ma mõtlen, vaadake, kui ilus see on, eks. Ma arvan, et see on tõesti üks ilusamaid vaatepilte, mida inimene oma elu jooksul näha ja kogeda võib. Vaadake seda täpsust. Hämmastav. Ja see ongi tegelikult see, mille eest Ameerika on nii kaua seisnud. Lihtsalt see fantastiliselt ilus võitlus vabaduse eest, võitlus suurepärasuse eest. Tead. Ja see on nii kurb, et nii paljud ameeriklased vihkavad seda, eks. See ongi see võitlus, see oli suurepärane matš, kõik nautisid seda. Mul pole aimugi, kes võitis, sest ausalt öeldes ei huvita mind UFC üldse. Mind huvitab rohkem see skandaal, mis selle sündmuse ümber puhkes, mis on tõesti huvitav. Nii et nüüdseks kustutatud postituses paljastas Daniel Cormier Eric Trumpi, keda te kõik teate kui Trumpi poega, küsimas, kas mõni UFC Valge Maja matšidest oli lavastatud. Ma ilmselt saan selle avalikuks toomise eest palju kriitikat, kuid ma keeldun vaikimast. Häbi kõigile, kes üritavad seda ilusat sündmust rikkuda. Nii et see on Eric Trump, see on see mees. Ja väidetavalt väidab ta, et Eric Trump küsis temalt, kas mõni mängudest on lavastatud, mis paneb Trumpi muidugi väga halba valgusesse. Hei Daniel, ma lähen homme UFC 250-le, nii et sina kommenteerid. Loodan sind seal näha. Kuule, Erik, ei oodanud sinult sõnumit. Ootan põnevusega sind ja su perekonda kohata. Palju armastust, vend. Kas sa saad mulle midagi homse matši kohta öelda? Kelle võitu sa ennustad? Kas teed ta ise panuseid? Tegelikult ei tohi ma ise ühelgi võistluskaardil ega millelgi muul panuseid teha. Kas mõni võitlejatest on vigastatud? Kas sa tead? Ma ei saa päris hästi aru, miks sa seda minult küsid, aga minu teada on kõik heas vormis. Lähen kohe asja juurde. Kas mõni homsetest matšidest on lavastatud? Olen Lopezi matšil silma peal hoidnud ja arvan, et üllatusvõit oleks liiga ebareaalne. Olgu, see on siis postitus, mille ta kirjutab. Ja siis ütleb see mees, ei, ükski meie matšidest ei ole lavastatud ja ausalt öeldes olen šokeeritud, et sa üldse midagi sellist küsid. Ja kõik lähevad hulluks. Issand jumal, vaata seda, vaata tõde. Eric Trump üritab mängude võitsimisega rohkem raha teenida. Ilmselgelt on Trumpid vastikud, välja arvatud see, et see osutub valeks, sest see ei ole päris sõnumivahetus. Selle lavastas üks krüptopettur, kes postitas selle, et panna Trump halvas valguses paistma. Suured uudised ja nüüdseks kustutatud postitus endiselt MMA võitlejal Daniel Cormierilt, kes postitas ekraanipilte Eric Trumpist, kes üritas saada siseinfot selle kohta, kas mõni magakaklus Valges Majas oli lavastatud, et ta saaks proovida nende pealt ebaseaduslikult raha teenida, paljastades otsesõnumid. Ja nüüd juhtub järgmist. Okei. See mees häkitakse siis ära. Ta langeb krüptopettuse ohvriks. Ja Eric Trump postitab. Oleme teadlikud võltsitud tehisintellekti poolt loodud ekraanipiltidest, mida internetis levitatakse. Ma pole kunagi Danieliga rääkinud. Ta on sellest ajast oma postituse kustutanud, mis kinnitab, et see oli selgelt fabritseeritud. Lihtsalt selguse huvides mitmed ajakirjanikud ja pealtnägijad kinnitasid. Daniel Cormier postitas ekraanipildid ise enne nende kustutamist. Postituse kustutamine kinnitatud kontolt ei tõesta fabritseerimist ning vestluses osalejad ei saa langeda omaenda otsevestluste tehisintellekti võltsingute ohvriks. Olgu, siis postitas selle Harry Sisson. Eric Trump jäi täna UFC üritusel vahele matšide kokkuleppimise katselt. Kogu Trumpi perekond on petised ja kelmid. Jälk. See on täielikult võlts. Ma pole kunagi Danieliga ühendust võtnud. Tegelikult on see hirmutav. Olgu.
põhimõtteliselt juhtus siin see, mida me suudame kindlaks teha ja see on midagi, mille üle tasub mõelda ja aru saada. Erik Trump väidab, et ta pole neid asju kirjutanud. Tehisintellekt fabritseeris selle, muidugi. Kas Erik Trump võiks valetada? Jah, ta võiks valetada, me ei tea. Aga see mees, Daniel, kustutab selle siis kiiresti ära. Miks ta peaks selle kustutama pärast postitamist, kui ta tõesti uskus, et see on tõsi? Kui need olid tema päris säutsud, miks ta need kustutaks? Nüüd on kõik vandenõuteoreetikud väljas ja ütlevad, sest Trump ähvardas teda. Aga ei, kõige tõenäolisemalt ja seda kinnitab nüüd ka Daniel ise, kes kirjutas, kas inimesed on tõesti nii rumalad. Ja Erik Trump vastab, aitäh Daniel, sest on selge, et teda häkiti. Häkitud, sõna otseses mõttes häkiti ja postitati see, et panna Erik Trump halvas valgusesse. Erik Trump väidab, et see on tehisintellekti tehtud ekraanipilt, aga Krog ütleb, et Daniel Cormier postitas selle oma kontolt ja siis kustutas need. Jällegi, päeva lõpuks, mida me praegu siin näeme, vaata seda, eks. Ma just lugesin seda, aga sain aru, et ma ei jaganud oma ekraani. Aitäh, Daniel. Kas inimesed on tõesti nii rumalad? Daniel teeb avalduse, öeldes, et seda ei juhtunud, ma ei postitanud seda tegelikult, nii palju, kui me siin näeme. Okei, see on täiesti hullumeelne, täiesti hullumeelne, et me oleme nüüd siin, et inimesed võivad selle õnge minna, et inimesed saavad sõna otseses mõttes genereerida tehisintellekti abil võltsitud pilte ja kellegi maine elus hävitada. Igatahes, see on lugu, mis natuke rikkus UFC-d, aga see oli suurepärane üritus. Palju õnne sünnipäevaks president Trumpile, kes minu arvates on Iraani leppega üsna kehvasti hakkama saanud, aga vähemalt sai ta midagi tehtud. Ja loodame, et see võltsitud tehisintellekti teema ei saa normiks. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.